Tere ka minu poolt. Aitäh, et te mind siia kutsusite. Paar sükest terminoloogilist asja, et see, kui me räägime ligipääsetavusest, siis mida me üldjuhul mõtleme sükest füüsilist ligipääsu. Ja sealjuures nagu ingliskeelne tähendus on accessibility ja selle kõrval siis on kättesaadavus, mis traditsiooniliselt on availability. Et siis minu töö on peaasjalikult ligipääsetavusest, mis tegeleb asjade ligipääsemisest. Nii, ma panen mõned nagu süksed teesid siia, sest suur osa sellest ettekandust on võrdlemisükene metodoloogiline, tehniline tutvustus, kuidas seda asja arvutada. Ehk siis see suur küsimus on see, et kui me soovime vähendada erasõidukite osakaalu meie igapäevastes liikumistest, siis meil on vaja mingit teatud asju meie ümber. Me ei saa neid tarbida ühistranspordiga 2 tunni kaugusel. Ja seega, et need töökohad ja teenused oleksid elujõulised, nad peavad paiknema meie sükses ümbruskonnas ja need peab olema piisavas koguses. Ja see, kuhu ma tahaksingi siis täna jõuda, on see, et meil oleks vaja ühte sükest, võib-olla see on diskussiooni algus, aga et on üks sükene läbiv metodoloogia, kuidas me üleüldse hindame praegust olukorda ja mis võiks olla siis nagu ka planeeritavates kohtades, ehk seda ka tulevikku vaatav. Ehk siis need elemendid, millest me täna räägime, on elukohad, töökohad ja teenused, on see, et kes liiguvad ja miks liiguvad, on põhjused ja teine pool sellest on see keskkond, kus kohas siis liigutakse. Et see kontekst siis tähendab seda, et kas ta näiteks samasugune keskkond võib olla kuskil linna keskel või siis on kuskil linna ääres või siis on ta väiksemas linnas või maapiirkonnas, et see kontekst on oluline ja keskkond ehk siis see füüsiline koht on ka lõpuks oluline. Ja liikumisviisid on ka, neid peaks nagu selgelt eristama, et meil on jalgsi liikumine, meil on ühistranspordiga liikumine, ka rattaga liikuma, et neid niimoodi kokku panna on nagu võrdlemisi keeruline. Ja see omavaheline seos siis on see, et meil on elukohti on vaja selle, et oleks hea elukoht, meil on vaja nagu piisavalt teenuseid ja töökohti seal ümbruses, teenuste jaoks on vaja ja et me saaksime aktiivsete liikumisviisidega ja madala CO2 jalajäljega, siis töökohad peavad olema ka, nende kogus peab olema piisavalt suur selle elukohtade ümbruses, et need on kõik sellised sümbiootilised asjad, see ei tähenda seda, et me ainult spiraalis liigume kesklinna suunas, et seda sama toimivat mehhanismi saab teha ka maapiirkonnas, lihtsalt see sihttase, kuhu me tahame jõuda, on erinev. Edasi liigume sükste kaartide peale, et see meetod siis, mida me oleme kasutanud, on see, et me oleme jaganud siis Eesti süksteks erineva suurusega ruutudeks, mis siis on, mida saab, ruut on hea geomeetriline objekt, seda saab alati nagu väiksemateks tükkideks jagada, mida ei saa ühegi teise geomeetriga nii selgelt. Ja linnas me saame võime jõuda kuskil 125 meetrise ruudu suuruse juurde, aga keegi keelame 75 peale minna. Mida tasuks eristada või millal ma juhin ka tähelepanu on see, et see ruut on see, mis nagu kannab seda tulemust. Me ei pea vaatama selle ruudu sees asju. Et see on võib-olla selline oluline erinevus, mis traditsiooniliselt ligipääsetavuse puhul see objekt, millele see tulemus arvutatakse, ei ole see, mis ulatuses seda tehakse. Ja vähendada selle ruudust tulevat viga, siis meil on võimalik siis panna korra tagasi see nii-öelda arvutuspunkt kuskile hoonestuse keskele, et ta ei pea tingimata paiknema seal ruudu keskel. Ehk siis 2 sükest olulist asja, üks on see ma ei teagi, teie poolt siis vasakpool, minu poolt siin paremal pool, see ruut ja selle me vaatame selle ümbruses asju ja ruut on siis see, mis kannab tulemust ja kuna me ruutude peale me kanname erinevad tulemused, siis me saame neid asju võrrelda oma vahel ja see võrreldavus lõpuks saab oluliseks. Ja selle taustal siis on 2 erinevat tööraames siin, üks on MKM-ile, mis on ligipääsetavuse tööriist ja teine on siis, mis me äsja lõpetasime
üldplaneeringute asustustüüpide meetod kasutanud siis kahte sükest korrespondentstabelit, kus üks kajastab kõiki liikumisviisi 16 kilomeetri raadiuses igast ruudust igasse ruutu, mis teeb selle nagu kaugusarvutuse märgatavalt kiiremaks ja lihtsamaks ja teine on siis ühistranspordi, kus on ka igast ruudus 3 tunni raadiuses, arvestades ümberistumisi, peatustesse jalutamist ja kõiki selliseid asju. Et sellised kaks tabelit on, mida me oleme siis nüüd kasutanud ja siis käime läbi hästi lihtsalt, kuidas seda ligipääsete arvutus siis käib, et meil on ruudud, eks ole, et kui selle korrespondenttabeli loomisel, on see, et meil on igas ruut ühendatakse ära võrgustikuga ja siis sellest igast ruudust arvutatakse selline kaugus kõigisse tema ümbritsevatesse ruutudesse. Ja selle saab siis nüüd ära salvestada ja kui me nüüd lisame terve hulga teenuseid sinna peale, siis me teame, millises ruudus milline teenus on ja kui me võtame ühe sükse kihistuse siit näiteks koolid, lähme taga kõigepealt väiksemaks, vabandust. Tulen ühe sammu võrra tagasi. Kui me võtame sükse range, näiteks 5 minuti raadiuse, siis mis juhtub on see, et mõned teenused või mõned punktid asuvad kaugemal kui näiteks see ruut. Ja selle vea vähendamiseks, siis, mis me oleme teinud, on see, et me oleme tutvustanud peale seda sükest ranget lõppu, on sükene sujuv üleminek, mille käigus siis tõenäosus väheneb etteantud määral, aga selles suhtes, et ta alguses väheneb suhteliselt tasapindselt, siis langeb järsult ja siis lõpp on ka. Ehk siis, kui meil on kaks asja, mis on natukene kaugemal, näiteks siin koolide puhul, et nad ei ole ükstegi kooli sellest ruudust jälle 5 minuti kaugusel, aga nad on 5,1 minuti kaugusel või midagi sükest, et nad on väga-väga lähedal, selles suhtes öelda, et selle koolile ligipääs on võib-olla natukene ennatlik. Ehk siis me saame selle sükse gradiendi ja nüüd on nagu erinevad koolid, mis siis ongi, see on nagu jalakäigu kaugus, et mitu kooli meil on. Ja selle taustaks siis on see tabel, mis määrab kõigi ruutude kauguse ja kui me teeme seda sama operatsiooni kõigi ruutude peale, siis me saame näiteks kokku arvutada 10 minuti raadiuses mitu kooli meil siis igas konkreetsest ruudust on. Suures osas on neid 2, aga seal juures on ka see, et kui on näiteks 3 tükki, mis on natuke kaugemal, siis nad saavad kõik kokku oma vahel, et me saame ütelda, et see on nagu piisavalt neid olemas. Ja kui me vaatame 15 minuti kaugusel, siis on see number läheb üha suuremaks ja need piirkonnad joonistuvad teistmoodi välja. Vaatame seda sama asja ühistranspordiga. Ühistranspordi puhul on lihtsalt see, et me oleme praegu seadnud see 10 või 15 minutit selle bussipeatuseni maksimaalne jalutus, aga ütleme ka, et 15 minutit võis see niisama jalutada, kui see on kiirem. Ehk siis ühistranspordi puhul me alati räägime kombinatsioonis jalutamisest ja ühistranspordiga sõitmine, mis iganes nagu see variant on. Ja kui me lähme nagu astume siit natuke välja, lähme kogu Tartut, mis see kaugus siit on ja kui me vaatame kogu Eestit, siis see on sellest ühest konkreetsest Raekoja platsi punktist, aga see sama informatsioon on siis kõigi teiste punktide kohta ka olemas. Eks me saame teha sellise tabelarvutusena, seada siis küsimusi, näiteks, et mitu kooli on 30 minuti raadiuses või millised kohad Eestis on kaetud 30 minutise ühistranspordi võrguga. Ja see ühistransport siinkohal siis arvestab reaalset ühistranspordi liinivõrku, peatuseid, ümberistumise graafikut. Ehk siis see on siis kõik koolid ja mida me saame teistpidi küsida on see, et aga mitu kooli siis nagu on ja milline on lähim kool siis üle Eesti. Et ja siit joonistuvad väga selgelt välja, et distantsiliselt kõige lähimad tihtipeale ei ole kõige lähemad, vaid nad moodustavad transpordikoridoride peale. Ja kui me lähme nüüd tagasi Tartusse, siis me näeme seda, et selle iga ruudu juures on siis näha ka seda, et see üks on kõige lähim, aga tegelikult konkureerivaid variante või see nii-öelda kättesaadavaid variante on selles asukohas päris mitmeid. Ja kui me nihutame selle siis siia kõrvale, siis me näeme, et meil on see sortiment muutub, aga tegelikult on need nagu kõik variandid on olemas. Ehk siis
võtan kokku, meil on see tabel, mis määrab ära kõik aktiivsed liikumisviisid või aktiivsed liikumised 16 kilomeetri raadiuses ja see, kuna see tabel on suhteliselt staatiline, me seda ei pea kogu aeg ümber arvutama, me saame lisada uusi teenuseid või mis iganes sihtkohti suhteliselt lihtsa vaevaga, kuna nad teavad juba, millises ruudus nad asuvad, siis selle kaugusarvutus on suhteliselt kerge. Ühistranspordi puhul meil on kokku pandud seda sorti tabel, et me oleme eristanud peatusse jalutamise ja peatuste vahelise sõidu sellele eesmärgil, et me saaksime pärast kontrollida näiteks või kasutada seda sama andmestikku või sama tabelit maapiirkonnas, kus me võime öelda näiteks, et peatusse minek võib olla 20 minutit jala või näiteks 10 minutit rattaga. Ja siis on teises otsas, me seda tegelikult ei soovi, et meil ikkagi ei lähe sõida, ma ei tea, kuskilt Tartusse, siis me sealt edasi siis jalutame või saaks justkui imekombel ratta sealt. Et selles suhtes, et see annab meile võimalusi neid asju kombineerida jooksvalt. Teenuste puhul me oleme kokku pannud ligi 80 teenuse grupist koosneva andmestikku, seda kontrollinud, ma olen siin läinud mitu tuhat tundi. Ja see on siis jaotatud 11 suurde kategooriasse. Ja nüüd on see, et kuidas me teenuste ligipääsetavust siis nagu püüame käsitleda, on see, et see peab olema kattuvus hästi laiapõhjaliselt läbi erinevate kommerts ja riiklike teenuste. Ja seal hulgas on ka pargiteed ja muud sellised asjad. Et see andmestik, ma usun, et see on erinevates kohtades praegu ka kättesaadav, aga see fookus on olnud see, et me käsitleme kattuvust, mitte konkurentsi, et me ei vaata seda, et kus on rohkem koole, me vaatame seda, et see osa on nagu tagatud. Ja kuhu me oleme mõneti jõudnud on see, et meil on 3 liikumisviisi ja 3 erinevat keskkonda või sihttaset, millega me saame hinnata praegust olukorda, aga ka seada sihi, kuhu me tahaksime jõuda. Et see üks liikumine on jalgsi, siis on ühistransport, mille sees on ka jalgsi liikumine ja rattaga liikumised. Ja need erinevad keskkonnad on siis 5 minuti kesklinnalik ruum, siis äärelinnad, väikelinnad ja siis maaline ligipääsetavus, mis on siis ka veel aksepteeritav. Ja selle juurde siis on praegu, kuna see tabel on suur, on kaasas olev abitabel, kus siis iga selle konkreetse teenusegrupp on näiteks lasteaed öeldud, et nad selles 15 minuti kesklinnas sa pead tagama vähemalt 5 minuti raadiuses, aga maal peab see olema näiteks ühistranspordiga 10 minutit. Et selline tabel ja kes ei taha tehniliselt seda võib-olla kasutada, saab lihtsalt silmadega üle lasta, kas on planeerides või et millised on need üldse teenused ja millised on need allikad, kus kohast neid saaks siis kätte. Ja kui me vaatame siis jalgsi käidavat kattuvust ligipääsetavuse seisukohalt on see, et need väga hea kesklinnalik osa katab ära siis üks suuremad linnade keskel, selle perimeetris on selline linnalik, mis on ka asjad on ikkagi suhteliselt läheda 20 minuti ulatuses ja see tegelikult katab ära 35% nagu kõigist Eesti hoonetest. Ja kui me lisame sinna maalise osa, siis me jõuame 68 juurde. Ja kui me vaatame sama asja rattaga, siis distantsid lähevad suuremaks, ega kattuvus läheb üha suuremaks. Ja ühistranspordi puhul on ka, et me tegelikult on selline nendele tingimustele, millega me oleme seda vaadanud, seal on see ühistranspordi kattuvus maalises keskkonnas ligi 92%, aga need tingimused on suhteliselt nõrgad ja nende üle saab tegelikult nagu ka arutada. See hallala on see, midagi on see kõige nõrgemas puudu. Ja kui me vaatame erinevaid neid teenuseid ja nende seos siis tihedusega, kus me üldse vaatame, mis keskkonda sellisel juhul luua, on see, et me näeme seda, et meil on näiteks siin lasteaed ja lasteaed nagu ka sõltub meil tegelikult see koht, kus on tihedam, on neid rohkem. Aga kui me võtame näiteks kõrvale raamatukogu, siis raamatukogu ei sõltud otseselt tihedusest, ehk siis erinevatel teenustel on erinev iseloom, millist tihedust enda ümber vajab. Ja näiteks tihedusi katan ära 2 tükki, üks on elamuüksuste tihedus ja teine on siis hoonestustihedus. Ehk siis
kui me kõrvutame seda sama asja nüüd hoonetega, et mitu hoonet meil on mingis teatud raadiuses, elamuüksust, ehk siis ka korterit, praegu on siin nagu 900 meetrit, see on natuke liiga suur ala statistiliselt. Kui me vaatame siia ka 250 meetrit, ehk siis seda keskkonda, mitte me ei vaata igat nagu krunti, siis me saame nagu sükse hoomatava keskkonna. Ja kui me vaatame hästi väikest ala, ma ei tea, hoone suurus 50 meetrit, siis ta hakkab ka jälle hüppama. Ja kui me vaatame nüüd igast ruudust seda asja, siis see on sükene hüplik 50 meetri graafik. Mida suuremaks me selle raadiusega lähme, seda hajuvamaks seal läheb, aga see joonistab kui paremini need keskkonnad välja. Ja kui me kõrvutame, siit läheb suuremaks. Vabandust. Ma olen segaduses korraks, vabandust, nii. Ja kui me kõrvutame nüüd ligipääsetavust ja neid tihedusi, siis me näeme seda, et väga head ligipääsetavust taset tagada, meil peab olema tagatud teatud tihedus, mis siis on siit paremal pool, need väiksed tulbakesed näitavad jalgsi, ja see kõige esimene, see 25-44, et saavutada keskkonniku taset, siis meil peab olema see elamuüksik 250 ruutmeetri raadiuses 25-64 hektari kohta. Ja sama problemaatikaga on näiteks siis sükene faar või brutopind kvartali kohta, siis vaadates seda näiteks kas Annelinn või mingi kohad on hästi tiheda, siis on jälle tühjus. Ja selle nagu leevendamiseks, kuna me ikkagi tahame vaadata nagu piirkonda, siis me saame vaadata samamoodi ruutude kaupa ja arvutades siis raadiuses neid asju. Ja kui neid seost vaadata, siis kuna Eestis kahjuks ei koguta brutopinda, ainult netopinda EHR-is, siis need numbrid on väiksemad kui brutopind, aga hea selle saavutamiseks on meil 0,28-58 on siis omavaheline suhe vaadates seda 250 raadiuses. Töökohtadel me oleme nagu selles suhtes kokku pannud siin erinevad need statistikamati tabelid, mis on kilomeeter ja 500 meetrit, aga kuna nad tulevad nagu ülekattes erinevate infosisuga, siis me oleme teinud kombineeritud töökohtade tabeli. Ja siis siin tekib see konteksti küsimus on see, et kui me vaatame mingisuguseid kohti, kas me näiteks Tartu, siis see Tartu tegelikult kesklinnas on sul 30 minuti raadiuses sama palju töökohti, kui sa oled Jüris Tallinna lähedal või Sakud Keilad ei ole. Ja ma ei tea, Pärnu on nagu märgatavalt parem kui mõni Tallinna eeslinna. See suhteliselt on see, et kui inimese perspektiivis palju tal seal neid on oluline see ligipääs nendele sükse ajaliselt. Aga mis tuleb välja on see, et kui me võrdleme elanike ja siis töökohtade omavahelist suhet, siis kõik sükene enamus, hea ligipääsetavus jääb siin nagu see suhe on 50-50, enam-vähem see 2 kilomeetri raadius, et need mõlemad asju peab olema, et üldse nagu luua head ligipääsetavuse taset. Ehk siis kokkuvõtteks on see ettepanek on see, et kui me kasutame seda ruudustikku, see annab meile võrreldava süsteemi erinevate skaalades liikuda väga sujuvalt, niimoodi, et informatsioon kaduma ei lähe. Ja see saab alati minna nagu tihedamaks. See sujuv üleminek vähendab seda vea tekkimist, arvutuse geomeetria, eristada sellest, millega kogutakse geomeetriat, annab seda, et me saame visualiseerida täpselt, et siin nurgas on meil mingisugune asi, aga see nagu esindab suuremat asja. Ja võrreldes neid siis erinevate tiheduse näitajatega annab meil indikatsiooni, millist keskkonda kuskil on vaja, et luua, et olla nagu kindlam, et seal on võimalik luua siis head keskkonda, milleks üheks näitajaks on siis teenustega ligipääsed. Teenuste kattuvus on see, kus me praegu oleme ja ma arvan kättesaadavus selles suhtes, kui üks konkurentsivõime oleks nagu järgmine samm, aga see, kui me vaatame laia põhjas, et kõik asjad on tagatud, isegi me igapäevaselt neid ei kasuta, ma arvan, see on nagu oluline indikatsioon, et seal on asjad hästi. Jagada erinevad tasemed siis liikumisviiside ja sükse sihttasemetega annab meile sükse tööriista, ehk siis ärge võtke seda, et kuskil näiteks on asi halvasti, siis tegelikult kogu selle tööriista mõte on see, et me näeme, mis asjad on puudu, nende teemadega saab tegeleda. Ja tihedusel, keskkonnal
on suhe läbi ligipääsetavuse või läbi liikumisviiside ligipääsetavusele. 8 sekundit üle. Väga hästi. Aitäh! Ma olen tagasi või jätan selle või? Las olla praegu, jaa. Ära veel ära mine või ärge veel ära minge. Kuigi meil ajakava on tihe, siis paar küsimust ikkagi pressime, sest et see oli väga infotihe ettekanne. Mul ikkagi noppisin siit paar asja välja. Ma saan siis aru, et jalgsi, ligipääsetavus, mitte kättesaadavus. Jalgsi ligipääsetavus on üle 60%, kui hoonet, ütleme teenused paiknevad üle 60% hoonetele jalgsi ligipääsetavas raadiuses oli üks tulemus, eks ju, kas siis see on see linnaline või maaline kriteerium, aga jalgsi ja ühistranspordiga üle 90% maalises keskkonnas. Ja see on nüüd ikka see... Kaasa arvatud suur osa sellest on linnaline keskkond, see on nagu summaarne. Summaarne, väga hea. No linnalises naguni, aga no veel parem, ütleme summaarne. Tegelikult ei ole nii, ma korra ikkagi seda vahele. Tallinnas on halvemini ligipääsetavaid kohti, asukohti kui näiteks lähivaldades. Et sa pääsed nagu Tallinnas, sa nagu tunned ennast kaugemana sellest teenustest, kui sa oleksid näiteks Peetris või kuskilt tähedalt. Et need ei ole niimoodi, et Tallinn tegelikult on need distantsid võrdlemisi suured. Ühesõnaga, väga hea täpsustus. Tahtsin küsida, et kas siis asjad on hästi? Kas me saame öelda, et on väga hästi? Ma arvan, siin on mitu asja. Üks on see, et minu eesmärk on tegelikult nagu panna see meetod lauale, et see inimesed, kes võtaksid selle üle, kritiseeriksid, täiendaksid, sest et need on mõneti meelevaldsed kriteeriumid. Sellesse saab seal tabelis nagu vaadata, mis on siis need kriteeriumid, peab vastama, et see 90 oleks nagu tagatud. Sa võib vaielda, et ma ei tea, midagi on sealt üldse puudu. Või midagi on sagedus, eks ole, liini ei, aga lihtsalt, et kas me ei ole võtnud näiteks maalises ligipääsetuses kõiki nagu, me ei vaata näiteks mänguväljakuid igast talust, see ei tundu nagu ratsionaalne. Küll aga linnas on pargid ja sellised asjad nagu ääretult olulised. Et need komplektid on natuke erinevad ja tegelikult peaks olema igal omavalitsusel, ma ei tea, siis asutustel natukene seda asja niimoodi aja jooksul täiendada, sest et hetkel me oleme lauale pannud 80 sükest nagu kvaliteetset teenuste gruppi, mida on käsitsi üle käidud üle Eesti erinevates allikates kontrollitud, mida siis saaks nagu kokku on seal 32 000 nagu huvipunkti, mis on võetud kas Maa-ametist või registritest ja mitmed poolt kontrollitud, et võtke see aluseks ja hakkame sealt edasi. Hästi ma ei oska öelda, see on töövahend. Ma selle sageduse kohta veel küsin, et põhimõtteliselt see 90% pisut pealegi käib, eks ole, selle kohta, kui hea on see liinivõrk, et need peatused on olemas, ümberistumisvõimalused on olemas, aga see ei ütle midagi selle kohta, kui tihti see buss seal käib. Ta toetub nagu see on näiteks, et sa pead saama maakonnakeskusesse 2 tunni jooksul. Hommikul lähed ära ja see me võtame reaalselt mingi konkreetse päeva ühistranspordiliini võrgu ja me simuleerime ümberistumisi, sõitmisi päris nagu selle GTFS andmete pealt. See on lihtsalt lihtsustatud selle tabeli kujul, et kõik ei taha neid nagu ümberistumise asju seal simuleerida, siis ta saab kasutada seda tabelit. No kui see kriteerium on sees, et vähemalt 2 tunniga peab saama maakonnakeskusesse, et siis muidugi võib-olla alati ei taha minna maakonnakeskusesse, tahaks minna naabervalda. Kusjuures see on naljakas, et kui võtta igalt poolt, siis see kõige lähim keskus üldjuhul jõuab sinna maakonnakeskusse, ma arvan, et seal on puhtalt ka see, kuidas ühistransport on üles ehitatud. Et nad teenused võivad lähemal, aga samas ikkagi jõuad sinna. Suur tänu, pean kahetsusega selle põneva vestluse praegu lõpetama. Aitäh, suur tänu tulemast.